No nii, äärmised sõbrad, elu on täis üllatusi ja üllatus oli minule täpselt samamoodi. Kui ma siia Hiiumaale tulin, siis ma ei teadnud, et mul on võimalus ja ees õigus sellisel moel täna teiega koos olla. Ja ausalt öeldes, kui see ettepanek mulle tuli, siis ma tundsin, et ma olen niivõrd väsinud. Ma tahaks ainult magada. Ja hommikul tõustes oli isegi see tunne, et vist saan öelda, et pole nagu midagi. Kui küsisin Jumala käest, et kas tallub midagi. Ja ta andis mulle teada, mis oli tema mõtetes. Nii et ma pean tunnistama, et olen ainult vahendaja rollis, sest need ei ole olnud algselt minu plaanidega koos käivad asjad. Aga see, mis ta on südamesse pannud sellisel moel, seda ma tahan täna edasi anda. Ja võib-olla kõige alguses oleks kohane üks palve teha. Kallis Isa, tuleme sinu ette Jeesuse nimes ja täname, et sinu kallis üleloomulik ja eriline võimekus teha meid vääriliseks on lubanud tulla otse sinu autrooni ette ja kõige selle sees oled sa öelnud, et paluge ainult ja ma tahan teid täita ülevoolavalt oma vaimuga, sest sa oled meist juba teinud oma vaimutemplid, aga sa tahad meile taas ja taas anda seda, mis tuleb sellest värskest allikast ja taeva reaalsusest, et me võiksime olla nendest olukordades kõrgemal ja üle, mis meie igapäevaelus tuleb. Ma palun, Isa, et meie kõrvad oleksid avatud sulle ja meie süda oleks avatud sulle. Et sa saaksid meid seadistada oma vaimu läbi ja et kõik, mis me mõtte, sõna ja teoga teeme, siis sa austaks sinu nime. Aamen. No nii, võib-olla kõigepealt ma tooksin ühe tunnistuse. Mul oli eelmisel nädal lõpul sünnipäeva tähistamine kodus ja me pole ammu perekonnaga koos niiviisi saanud olla. Meid pidi peaaegu 20 inimest tulema ja see, mis silmateade näitas, oli, et 100% vihma. Ja hommikul ma mõtlesin siis, et kuidas neid asju lahendada, me ei mahu päris eest ära. Mõtlesin, et võib-olla peaks paluma Jumalat. Ja siis tuli mulle äkitselt meelde, et umbes 30 aastat tagasi, kui me katust vahetasime ja tohutu vihmasadu oli, nii et kõik see, mis veel katus ei olnud, sealt oli vihm läbi ja meil oli laste voodi ümber olid pesukausid, et vihm võiks kuhugi siis tulla. Ja ühel hetkel me läksime keset ööd sinna üles, see oli suvine aeg ja äkitselt tuli mu seest, et Jeesuse nimel lõppegu see vihm ära. Ja lõppeski. Ja see tuli mulle meelde. Ja ma vaadates seda ilmaprognoosi otsustasin, et ma ütlen pigem niiviisi, et teeme nii, et täna siin paistab päike ja ümberringi võib igal pool vihma sadada. Ja teate, nii oligi. Nii see tegelikult oligi ja see tunnistus on ainult selleks, et anda au talle, kes teeb võimatud asjad võimalikuks. Ja see oli väga armas ja eriline aeg koos. Seda enam, et seal oli tegelikult Jumala nagu pitseri märk juures. Ta ise oli kohal. Aga nüüd tulles selle juurde, kui Margit andis mulle teada, et tahaks täna rääkida rõõmsatest naistest, kes on Jumala tööriistad, siis nii nagu ma ütlesingi,
see, mis Jumal mulle südamesse pani, on kirja pandud 3 piiblilõiku ja esimene neist on Luuka 10:38-42, teine on Johannese evangeeliumis 11 peatükk 1-6 ja kolmas on Johannese evangeeliumis 12 peatükk ja 1-8 ning kuna ma ei võtnud mitte mingisuguseid arvuteid kaasa, kui ma siia Hiiumaale tulin, siis loen teile siit paberkandjalt, et olla teiega koos kaasas. Siis kõigepealt Luuka 10:38-42. Aga kui nad teed käisid, astus Jeesus sisse ühte külla. Keegi naine, Marta nimi, võttis ta vastu. Ja sel naisel oli õde, keda hüüti Maarjaks. Maarja istus maha issanda jalgade juurde ja kuulas tema kõnet. Marta aga oli ametis mitmesuguste toimetustega ja ta tuli Jeesuse juurde ning ütles, issand, kas sa ei hooli sellest, et mul on õde, et mu õde jättis mu üksinda toimetama? Ütle talle nüüd, et ta tuleks mulle appi. Aga issand vastas talle, Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast paljude asjadega, aga tarvis on vaid üht. Maarja on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära. Johannese 11. peatükk. Aga keegi mees oli haige, Laatsarus Betaaniast, Maarja ja tema õe Marta külast. Maarja oli aga see, kes võidis issandat salviga ja kuivatas ta jalgu oma juustega. Tema vend Laatsarus oli haige. Õed saatsid nüüd Jeesusele sõna. Issand, vaata, su sõber on haige. Seda kuulnud, ütles Jeesus, see haigus ei ole surmaks, vaid Jumala austuseks, et selle läbi austataks Jumala poega. Aga Jeesus armastas Martat ja ta õde ja Laatsarust. Kui ta nüüd kuulis, et Laatsarus on haige, jäi ta veel 2 päevaks sinna, kus ta oli. Johannese evangeelium 12. 6 päeva enne paasapühi tuli Jeesus Betaaniasse, kus elas Laatsarus, kelle Jeesus oli surnuist üles äratanud. Nad tegid siis temale seal lõunasöögi ja Marta teenis. Laatsarus oli aga üks neist, kes koos Jeesusega lauas istusid. Maarja võttis nüüd naela ehtsat, hinnalist nardisalvi, võidis Jeesuse jalgu ja kuivatas neid oma juustega ning koda täitus salvi lõhnast. Aga üks ta jüngritest, Juudas Iskariot, kes valmistus teda ära andma, ütles, miks seda salvi ei ole 300 teenari eest müüdud ja raha antud vaestele. Aga seda ta ei öelnud vaestest hoolimise pärast, vaid et ta oli varas. Kukruhoidjana ta poetas kõrvale sisse pandud. Siis ütles Jeesus, jäta naine rahule, et ta seda hoiaks minu matmise päevaks. Vaeseid on ju alati teie juures, aga mind ei ole teil alati. Need olid need kirjakohad ja see nagu lumepall sai lükatud sellest, et püha vaimu sees ütles Maarja ja Marta. Nüüd vaadates neid armsaid tegelasi siin evangeeliumides, mõistame me tegelikult mitmeid asju. Mõistame me seda, et muljet avaldas Jeesusele Maarja. Miks? Sellepärast, et Maarja võttis aja maha
ja fokusseerus tema peale. Selle peale, mida tal öelda oli. Ja see, mida ta omakorda nagu Jeesusele andis, oli kallihinnaline. Igatepidi Jeesuse hinnang oli, et parim osa. Ja kui mõelda sellele Narti salvile, ja me oleme kuulnud, et ta oli väga väärtuslik salv, siis mõeldes nagu kaasa sellele loole, mõistame, et see ei olnud nagu lihtsalt naisterahva kingitus meesterahvale. See oli midagi enamat ja kuidagi selle loo läbi seekord kõnetas mind, et siin oli isa armastus. Isa armastus oma poja vastu, kes teadis tegelikult, et ta pojal tuleb surma. Ja see mõte Maarja juurde ja tegelikult ka selle tänase teema juurde ongi just see, et kuna Maarja võttis aega Jeesuse jalgade juures, siis just isa, kes me teame, meie Jumal on vaim, püha vaim meie sees annab teada, me võime asju teha, millest me õieti aru ei saagi, aga kui me sõnakuulelikud oleme, siis nendel on tähendus ja see tähendus on tegelikult armastus. Armastuse läkitus selleks, et armastada. Ja see oli see, mis kõnetas tegelikult Jeesus samavõrd. Ja see oli küllap ka see, kui kõige nende kannatuste keskel võis ta seda lõhna tunda ja tuletada meelde, et see on midagi, mis on väärtuslikku, see on midagi, mis on rohkem kui siinne, see on midagi, mis on tulnud läkitusega taevast, et lõpuni minna. Nüüd, kui me loeme Martat, Jeesus armastas teda, seda me näeme, aga tal oli palju tegemist, see ei ole iseenesest paha, üldsegi ei ole paha, aga kui meie toimetused lähevad tähtsamaks, kui tegelikult isik, ka Jumala teenimine läheb tähtsamaks kui Jumal ise, siis sellel on ühed mingisugused kummalised tagajärjed ja seda me võime lugeda ka siin piibli vahendusel, et need olukorrad võivad hakata põhjustama sellist ebalust sees ja sa võid hakata Jeesusele esitama küsimusi, et kuule, kas sa ei hooli, sa ei näe minu olukordi või? Kas sa ei saa aru, et ma olen nagu muidu tubli, aga nüüd sina nagu ei saa aru. Ja me näeme, et tegelikult seal hiljem on juttu, et see muretsemine võib ka minna õigesse järjekorda, kui Jeesus on eespool teenimisest. Ja see toimub taaskord püha vaimu läbi. Nüüd Laatsarus, kellest me oleme ka siin loos kuulnud, kellest räägiti, et ta jäi haigeks ja huvitav on see, et seda on mainitud, et Jeesus teadis täpselt, see haigus nüüd küll ei ole nagu probleem, see on selleks, et Jumal võiks austatud saada. Kus kohas ta teadis seda? Püha vaimu kaudu, suhte kaudu. Ja kui me näeme, et Laatsarus oli see, keda nimetati sõbraks, veelgi enam, tema kohta on öeldud, et ta istus nendega koos ühes lauas. Ja me teame ka, et ilmutuse raamatus meid julgustatakse, et kullakesed, et võib-olla kui te laseksite Jumalal endale õige nii-öelda diagnoos panna, et ei arva ise, et te olete nagu juba piisavalt rikkad ja varustatud kõiges, aga tulete sinna Jumala ligi ollu ja lasete nendel
tema väärtushinnangutel ennast läbi skanneerida, siis see sõna ütleb, et ta tahab teiega koos ühes lauas istuda. See on väga lähedane osadus. Ja taaskord, praegusel hetkel see siin meil maal, meie maal, planeedil maa, toimub püha vaimu läbi. Ja me teame, et Jeesus ärataski Laatsaruse surnust ülesse. Ta ei jäänud hiljaks, ta oli õigel ajal õiges kohas. Kuidas olla õigel ajal õiges kohas? Siis, kui lased püha vaimul ennast juhtida. Mitte tunnetel, mitte olukordadel, mitte inimestel, vaid Jumala vaimul. Ja seda saabki tegelikult ju surnust üles äratada. Saab Jumala vaim oma väes. Need on väga võimsad asjad. Nüüd Jeesus, me näeme tõepoolest, et nii nagu ta on ütelnud, et ta ei teinud ühtegi asja, mida ta ei näinud isa ees tegemas. Samas me teame tegelikult, et ta oli täidetud püha vaimuga ja see sama osa on antud praegusel hetkel meile, igale ühele, kes on teda isiklikuks päästjaks vastu võtnud. Ta on andnud oma vaimu meie sisse ja see vaim juhib meid. Kuidas? Üle osaduse. See ei ole autopiloodi peal, see ei ole kiirmeetmel lahendatav. Isegi Jeesus ütles nii kenasti evangeeliumites sellise asja välja, et pühakirjadest on võimalik ainult informatsiooni omandada. Ja seda ta ütles sealsetele, tolleaegsetele usuliidritele, aga ta ütles, te ei taha tulla minu juurde, et saada elu. Püha vaim on eluvaim. Nüüd ma tahan tuua sellega esile, et siin on ka Juudas. Tema mõtles valdavalt majanduslikult. Kummalisel moel sõna ütleb ka, et me peame mingid valikud tegema, kes on esimesel positsioonil, kas mammona või on Jumal. Tema kindlasti on see, kelle kohta Jeesus võiks öelda, ma armastan Martat, ma armastan Maariat, ma armastan Laatsarust, ma armastan Juudast, ma armastan teda. Ometi siin oli, mis oli Juuda, valmistus ka millekski ja ta valmistus, et ära anda Jeesust. See on midagi, mis toimub meie peas või kui meil on teised motiivid. Ja nii nagu me nägime Marta kohta, et võib tulla, et sa ei hooli minust, siis samamoodi, kui Jumal ei ole esikohal, siis märkamatult võivad ju mingisugused asjad võtta seda positsiooni. Ja see ei ole hirmutamiseks üldse rääkimine, vaid kaasa mõtlemiseks lihtsalt, sest see ei olnud minu mõte teiega täna jagada. Ja mida ma tahan nüüd nagu eriti rõhutada, püha vaimu kohta on öeldud, et ta on nagu tuul. Ei tea, kust ta tuleb ja kuhu ta läheb. Aga me näeme, mida ta on võimeline tegema. Ja kummaline on see, et me inimestena kuidagi võtame mingid asjad omaks ja harjume ja arvame, et nii asjad jäävadki. Aga see ei pruugi nii olla. Ja ma võin ka oma kogemustest elus öelda, mitte et mina olen mingi näidis, aga võin öelda, et ta võib hoopis teistmoodi teha, kui mina olen eeldanud. Ja küsida, aga sa järgned mulle. Ja mul on valiku võimalus, sest ta ei sunni. Ja täpselt selline ta ongi. Aga me teame, et
kui on see julgus teda järgida, seal on taevalõhn, seal on imelised asjad esile tulemas. Mis see siis tähendab? Tagasi tulles selle loo juurde näeme ja siin on väga selgelt nagu see Jeesuse poolne kvaliteedi andmine, et on midagi, mida meilt ära ei võeta. Ja see on isiklik osadus temaga koos. Jah, see on täiesti normaalne, et me saame koos kambakesti kokku, aga see ei asenda. See ei asenda. Sellepärast, et me oleme Kristuse ihu ja iga organ ka inimese ihus funktsioneerib läbi pea. Ja nii on öeldud ka koguduse kohta, et tema ihu, veelgi enam, tema pruut, tema täius, kes kõik kõigest täidab. Aga kuidas see saab hakata tööle? Mitte ainult teadmiste läbi, vaid kuulmise ja kuuletumise läbi. Ja need asjad, mis siis tema teeb, sellest saab absoluutselt kindlalt au tema endale. Ja see ongi see eesmärk. Ja veel üks märkus siia juurde, et sellega kaasneb ka see, et nendel asjadel on oma aeg. Vahel me peame õppima ootama, kannatlikud olema. Ja see ei ole kõige mugavam. Aga see on ülioluline. Ma toon täiesti lihtsalt see mõte tuli mulle midagi, mida ma pole rääkinud. Ma arvan, et keegi teist ei teagi seda. Aga mitte väga ammu aega tagasi, vähem võib-olla isegi kui kuu, me saime väga suure ja võimsa läbi murde ühe ime oma elus. Ja kohe järgmisel päeval oleks võinud meid jalust niita, sest meie väga lähedane inimene ütles, et ta enam ei jõua abielus olla. Ta ei taha ja ei jaksa. Ja see oli sellisest kohast, kus me isegi ei arvanud, et see võimalik on. Muidugi nutsime oma nutud ära, olime Jumala ees. Jumal seadistas südant. Mina olin olukorras, kus ma pidin andma talle andeks, et ta ei vasta mu ootustele, sest minu pähe ei mahtunud üldse mõtte, et keegi võiks abiellu niiviisi suhtuda, et enam ei jõua, ei taha, viskan minema. Aga ma pidin minema Jumala ette selle kõigega ja saama selle vastuse, et need otsad on tema käes. Ja minu osa on ainult armastada. Ma ei saa kedagi sundida ega panna millessegi. Aga ma saan nõustuda ainult sellega, isegi kui vaenlane on väga alatu ja ründab erineval moel meid, nõustun ma ainult sellega, mis on Jumala tahe ja seisan selles positsioonis, et nii sündigu. Isa, sinu tahe sündigu. Sina, kes sa teed võimatud asjad võimalikuks. Sina, kes sa lasid sünnipäeval päikese paista, kui ümber ringi müristas ja sadas paduvihma. Siis sina oled seesama, kes Laatsaruse surnust äratas, kui ta oli juba 4 päeva hauas olnud. Sina oled kõik võimas, väeline Jumal. Aga neid sõnu ma ei saaks öelda, kui ma poleks olnud see, kes kõigepealt istub ta jalgade ees ja kuulab. Lihtsalt kuulab.
et kuuletuda. Nii ma pean usaldama Jumala ajastust ja ka seda, et kui kõik asjad ei lähe nii, siis ma ei ütle, Jumal, kas sa ei hooli, vaid ma usaldan. Tema teab. Ja mina lähen ja istun taas ja kuulan, mida mina pean tegema. Ja kui ta ei ütle mulle midagi, siis ma ei tee midagi. Kui ta ütleb mulle, siis on minu kohus olla sõnakuulelik. Miks? Sellepärast, et tema on minu issand. Tema on minu elu valitseja. Ja nüüd, kui ma olin siis Jumala ees nüüd, seoses sellega, et ma täna siin kaamera ees olen, küsisin ka, et issi, kas sul on midagi öelda oma kallitele? Ja tuli selline sõna. Ja ma loen selle ette. Rahune maha, mu kallis laps. Näe seda, mida sulle näitan, mitte seda, mida maailm praegusel hetkel fookusesse tahab panna. Mina valitsen ja seda igavesti. Ei ole teist nime, mida kiita. Selles on tarkus ja võit. Tunne asju ära minu perspektiivist. Jää minusse. Ainult selles on kogu varustatus. Kõik, mida õigel hetkel vajad. Armastan sind. Minu arm vaimus aitab sind. Ja nüüd mõeldes siis selle teema üle pealkirja all Rõõmsad naised, Jumala tööriistad, siis me teame seda, et rõõm issandast on meie tugevus ja tegelikult veelgi enam, rõõm on taevase kuningriigi tunnus püha vaimu läbi. See on tugevus, mis tuleb tema käest. Nii et oleme rõõmsad, kui me oleme täis teda. Naised. See ei tähenda, me ju teame, et Kristuses Jeesuses on nii naised kui mehed. Aga mul on siia kirja pandud mitte eelistatud sugu, aga väärtustatud autori poolt. Teistpidi siin on üks paralleel, sest suuremas perspektiivis kogudus Kristuse pruut. Ja nagu taaskord meelde tuletada seda, siis Jumal näeb meid selles perspektiivis, et me kuuleme ja kuuletuma. Selle peale ta ütlebki, et enneolematu meelevalla positsioon on antud kogudusele, kes on üle nendest olukordadest ja kõigist nendest taeva alustest vaimsetest sfääridest ja on võimekas olukordi välja kuulutama otse kui olevaid, kui püha vaim seda juhib. Ja selles saab öelda, et üha rohkem võtab kuju Kristuse pruut, tema täius, kes kõik kõiges täidab. Kristuse kogudus on võitmatu. Nüüd, seal oli sõna Jumala. See annab absoluutselt selge väljendi, kes on omanik. Kas ta on meie omanik või ta ei ole seda? Tööriistadena. Siin me siis nüüd oleme. Need on tegelikult vahendid, millega saab toimetada ja mida saab kasutada teatud asjade tegemiseks, on ju, ja kui mingit asja ei tehta, ei toimetata, siis olgem ausad, tööriist on lebavas asendis ja ei hakka nagu ise toimetama neid asju.
aga ta on ka tõesti see, keda siis see, kes seda kasutab, temal on nagu meelevald teda puhastada ja remontida ja kujundada ja teha endale just nagu otstarbekohaseks. Nii et need positsioneerimised on väga selged ja teeb elu lihtsamaks tegelikult, et see vastutus jääb ikkagi meistri kätte, kes tööriista kätte võtab. Ja nii kaua tuleb meil oodata, olla kannatlikud, kui ta tahab meid kasutada. Sest see, mis tegelikult ju kõnetab, on selle kasutaja osavus tööriistaga. Ja seal saab ka kasutaja, omanik tunnustatud. Ja võib-olla siis tänase selle nagu jutu kokku võtaks, ma loeks veel ühe kirjalõigu, mis on Jeesuse sõnad Luuka evangeeliumis 10. peatükis ja 19. salm. Vaata, ma olen andnud teile meelevalla kõndida madude ja skorpionite peal ja vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee teile iial kahju. Ometi ärge rõõmustuge sellest, et vaimud teile alistuvad, vaid rõõmustage sellest, et teie nimed on taevasse kirja pandud. Ja nüüd, kui sa lubad, siis ma veel kord paluksin. Minnes teie kõigiga issi ette ja paludes, et kallis issi, sinu ees me oleme otse kui alasti, midagi pole varjatud sinu eest ja sa armastad meid nii väga. Me meeldime sulle ja sul on hea meel meie üle. Ometi just sellise sõna sa täna välja läkitasid ja nii nagu sa oled andnud teada, et see sõna teeb ka oma tööd. Ma tänan, issand, et kõik see, mis ongi usuna vormistatud, saab olla ainult sinu töö. Ja me vaatame sellest sinu peale, kes sa oled usu alustaja ja ka täidesaatja. Ja ma palun, et sinu vaim väga eriliselt puudutaks täna igat ühte. Neid, kes siin saalis on ja neid ka, kes siis video vahendusel vaatavad. Ainult sina oled suur, ainult sina oled võimas, ainult sina oled väeline, kes teed mitte millestki midagi. Nii me usaldame iseennast sinu kätte. Et sa võiksid nähtavalt esile tulla ja au endale saada. Jeesuse nimes. Amen. Aitäh, et olite nii kannatlikud ja aitäh veel kord usalduse eest, et tohtisin Jumalalt küsida ja teiega jagada. Olgu see teile kõigile õnnistuseks ja las Jumala rahu tema vaimus juhtida teid.